No nii, unboxing time jälle, midagi uut. Austraalias on mütsid väga hull teema. See Raidersi müts on juba pikalt teeninud ennast, hästi teeninud. Üks väga oluline logo on kaduma läinud külje pealt, aga seda me enam üles leidnud. Ma mõtlesin, see näeb hea välja teid. Mõtlesin, et oleks aeg. See on mingi paberi kikas. See ei ole isegi arve, see on lihtsalt pealkirja, mis ma tellisin. Suht mõttetu. Kes teab, see teab. Eestlased ei tea ilmselt, kus Pundapõrg on. Jupa pakkis sitane, ei ole ka. Aga kõige odavam müts ei olnud. Müts ise 50 toltsi, saatmine juurde. Mingi 60-70 dollarit või midagi sinna kästi, et sinna ei ole näha. Ma arvan, et 70 ligi tuleb. Eurodes on, mis ta see on, mingi 50 euri, 40 euri. See ei ole üldse sittagi. Eestis on siuke korralik käpp. Poest tahad osta Nike nokamüts on 70 euri. Kuni 100 euri. Nojah, mina kiidan, väga hea. No videost pole üldse aru saada, et Pundapõrgi müts on ju. Aga Crane Harvesti viimane päev Primary Farmis ma julgen pakkuda. Ja jälle te seletate samal ajal kui mina. Aga tuleb nii välja, et see vist on selle farmi viimane Crane'i põld. Peale seda tuleb Crane Harvest Womanolla farmis ehk siis teises. Ja omakorda peale seda tuleb Kikerhernes. Nojah, tunneb, et meie kompressor on jälle out'is. Paks. Kerge seisak jälle meil siin, sest et motherpinid on täis. Motherpinid on seal taga. Näitan sulle ka. Saangi katsetada, kui hästi see telefon zoomib siis. Huvitav, praegu ei lase ka rohkem zoomida või? Tegelikult see peaks veel rohkem minema. Aga, jah, motherpinid on täis, rekad on täis, rekast hetkel rohkem juurde ei tule. Siis istume siin keset põldu. Taavi tõi mulle süüa, vaatame siis, mis täna lõunaks on. Täna on meil chicken bacon pasta. Et saabki siin rahulikult oma söögi ära teha. Ja ma arvan, et lähima mingi poole tunni jooksul siin ei toimu mitte mingisugust laadimist, nii et tuleb telefon ära ühendada ja mingit muusikat kuulata ja vähe lihtsalt vedeleda. Täna on kuidagi mingi vastik peavalu ka, et ma magasin suht pikalt. Mingi 12:30 päeval ärkasin, vaatasin filmi. Sain jälle magama, ärkasin kell 3. Okei, no see on alati nii, et kui videot hakkab tegema, siis tahavad kõik teised ka rääkida. See vend annab normaalset netti. Aga ikka päris hea hooga paneb üle selle põllu. Läheb motherpin'i tühjendama, ma loodan. Oleks aeg. Äge näha, et minuga võtavad ühendust need inimesed, kes on minu videoid siis jälginud ja küsivad erinevaid küsimusi. Võib-olla lihtsalt mõni kirjutab, et jõu, et kuule, et väga vinge, et videoid teed ja nii edasi. Et igasugune tagasiside on nagu päris siuke meeldiv. No, muidugi väga special tunne on, et mingid inimesed kirjutavad ja siuke ikkagi tunned, et kurat, ma olen nagu kuuls influencer, kuigi tegelikult nii ei ole. Aga ei, selles mõttes alati võid kirjutada, et kui mul on seda aega ja viitsimist, siis ma vastan sulle ja aitan nii, kuidas saan ja oskan. Et siin ongi
viimased 2 vist, kes on lähima aja jooksul kirjutanud, on mingisugune Oskar ja siis oli üks Markus, kes mulle eile kirjutas. Nemad küsisid siin vähe abi võib-olla töö leidmise kohta, kuidas, mida teha, mida mitte teha. Et no, ma arvan, ma ei ole kõige õigem inimene siin teisi õpetama, aga eks ma enda kogemusest midagi oskan ikkagi natukene võib-olla öelda ja suunata. Jah, selles mõttes äge, mis ma ikka öelda oskan, keep going ja ma arvan, et kellel veel midagi on, mida tahate teada, küsida, näha, mis iganes, siis võta julgelt ühendust. Et no need 2 inimest kirjutasid mulle näiteks Instagrami, aga on ka kirjutatud Facebooki, on kirjutatud isegi meili peale, mis oli minu jaoks suht üllatav, et tänapäeval keegi veel saadab meile ka. Aga jah, minuga poolest, kui sa tunned, et see on sinu jaoks okei, siis anna minna. Disko käib jälle, kuradi heeder on täis. Ootame Chaserpinne. Tulin pissipausi tegema. Seal tagapool on Motherpinnid ja seal on teised heederid. Ei tea, kas mu näpp on näha, aga ühesõnaga seal taga on üks põld, mida teevad teised. Ja see põld, ütleme põllunurk, mis on tegelikult päris räigelt suur. Seda teeb mina pluss veel 2 heederit, et üks heeder on seal ja üks heeder on minu heederi taga ja seal on Chaser ka tegelikult. Et no, pimedas ei ole väga hästi seda asja näha lihtsalt. Paras aeg jälle see jutu saada ära teha ja rääkida, mis siis vahepeal toimunud on. Täna on meil esmaspäeva õhtu Puumanula farmis. Teen siis viimaseid kreinipõldusid ja kreini hooaja lõpp paistab. Et teised siis 3 heederit saadeti kuskile, või tõenäoliselt ma ei tea kuhu, siis Kiker Ernest võtma. Ja Taavi läks sinna siis Chaseri juhiks. Ja Taavi ütles ka, et tal pole õrna aimugi, kuhu kohta nad läksid. Aga suure tõenäosusega see peab meie farmi ala olema, sellepärast, et vastasel juhul meie ju ei tegeleks selle, pluss meie kontraktorid ka. Ja mina jäin siis koos ühe teise heideriga siia Puumanula farmi. Meil jäi veel 3 põldu teha kreini. Arvati, et 2 heederist on küll, pluss 1 Chaserpin. Üks väiksem põld on tehtud, 2 tükki veel on jäänud, et hetkel oleme siis teisel põllul. Põld number 3, kui ma ei eksi, ja see on päris suur. Et seda ma olen nüüd siin mõnda aega teinud ja ma arvan, me ei jõua tänasega isegi poolt ära. Nii, teine päev Puumanulas harvestit tegemas üksinda. Sa küsid, miks üksi? Vastus lihtne. Oli meid jälle 2 heederit. Täna, kui sellest Chaserpinit pole, Chaserpinil juhtus midagi. Minu arust läks rehv poluks. Ja kuna see on kontraktorite oma, siis keegi midagi ütles, et nad ei hakka treffi vahetama, et siia kuradi ma, või mis siia. Selle hooaja lõpuni on nii vähe jäänud, et ei ole pointi, saavad ühe Chaseriga hakkama. Okei, selge. Nii, et ühendasime otse trakkidesse ja otse Motherpinnidesse. Aga nüüd siis teine heeder, kes minuga koos siin tööd tegi. Poole ranni pealt tõmbas kõrval ära, tõmbas küljeluugid lahti. Mölles tegi seal midagi, ronis tagasi kombaini. Aga raad saati nii räigelt tragis, sest ma kuulsin ainult lauset probably broken. Siis ma olen nagu, okei, selge. Tõmbas enda hoogari lahti, läks tühjendas ennast rekasse ära. Rohkem ma teda hetkel põllu peal ei näe. Et kuna tõesti raad saati nii räigelt tragis, siis ma ei tea, kus ta on ja mis tal juhtus. Et ma teen oma ranni ühele poole lõpuni ära, pööran ringi, tulen tagasi, siis kui ma tühjendama lähen, et äikki veel seal on, siis ma ronin välja, lähen küsin, mis tal juhtus siis. Aga eilne õhtu läks isegi suhteliselt muretult. Et noh, jah, see üks probleem oli, kui mul see knifeblade katki läks see ülemus, pidi siis mulle uue tooma. Ja pärast oli välja, et tegelikult seda polnudki vaja, või noh, ei oleks olnud vaja, sest mul oli 1 varu olemas, mida ma üles leidnud. Aga noh, see selleks vähemalt, nüüd mul on 2 varu. Ja jah, tegime päris pikalt, et koju sai mingi 4 läbi midagi hommikul alles, ütleme 4:30 kuskil niimoodi. Et oli pikk öösel, kui me kombaine puhastasime, oli õues päris külm ka. Et täna võtsin vähe korralikuma dressipluusi kaasa, eile oli kuradi mingi see õhuki siuke särk,
mille ma peale tõmbasin. Ja eks ma natukene võib-olla külma sain siin, et tunnen, et kurk ei ole küll haige, aga siuksed eelnähud on olemas. Et täna hoiangi natuke tagasi, kliimat nii peale ei keera ja vaatame. Ja teine asi see, räägin siis natukene enda autost ja enda automuredest, et viisin enda Toyota Kluugeri siis Toyota esindusse Borrenis, sest see on ainus normaalne töökoda siin. Viisin autokontrolli. Probleem oli siis selline, et kuulsin tagasillast kolinat ja kuna meil ei ole siin hetkel aega ja normaalseid võimalusi, et sellega ise tegeleda, siis ma mõtlesin, et okei, et las nad vaatavad selle vähemalt auto üle seal ja defekteerivad vea ära. Saan vea teada, kas või maksan siis selle defekteerimise eest, onju. Ja siis mõtlen, kas lasen neil korda teha või tegelen ise sellega. Viisin täna kell 2 päeval auto sinna, kell 4 õhtul umbes nad kirjutasid mulle, et jõu, et võid autole järgi tulla. Saatsin meili vastu, ütlesin, et kuulge, et tegelikult ma tahaks teada, nagu mis viga on. Et ma ei viitsi niisama linna tühja sõita, et pärast tuleb välja, et saan kohe ära teha, et siis niikuinii jääb auto ju sinna. Nad tegid mulle hinnapakkumise meili peale ja tuli välja, et siis vaja on vahetada tagumised amordid koos tõugelaagrite asjadega ja tööraha $900 koos varuosade ja asjadega kokku tuli arve $1800. Ütlen sulle etteruttavalt ära, et ei, ma ei lase seda autot seal korda teha. Mul on palju odavam ja lihtsam ise tellida varuosad kuskilt repost, supercheap autost, kus iganes. Ja see amortide vahetus ei ole mitte mingisugune kunst. Seega selle teeme ise. Ei hakka mingit kuradi tonn $800 maksma kuskil Toyota esinduses. Sest reaalselt tööraha on juba ise mingi tonn. Et ei, aitäh. Jah, eks ma pean vaatama, mis hinnaga need varuosad kätte tulevad, et selles mõttes, kui me võrdleme Eestiga, siis Eestis olid autovaruosad ka kindlasti odavamad kui hetkel Austraalias. Et siin ikkagi jupid on suht kallid ja siin ei eksisteeri siukest mõnusat lehte nagu Aero Motors või Intercars või mis iganes. Suht igav võib vaadata olla neid kuradi klippe, kus lihtsalt mingi vend jahub ja jutustab kuradi heederis, onju. Aga tegelikult päevnumber, ma ei tea, 853 heederis. Eile öösel lõpetasin Puumanollas. Täna siis päevane vahetus tegi seal veel viimase osa ära ja tulime uuesti Priimerisse. Tuleb välja, et Priimeris ei võetud kõike vilja ülesse. Nagu ikka väga palju on tegelikult veel võtta. Ma ei tea, kas see kõik on üks põld või ei ole, aga see on ilgelt suur. Ja nüüd me siin vaikselt teeme. Jätkuvalt 2 heederiga ainult, sest et 3 tükki on Kiker-Ernest võtmas. Ja suht siuke räme tiksimine on, võiks öelda. Motherpinne meil täna hetkel ei paista kuskil. Chaserpinni meil ei ole. See tähendab seda, et me läheme jälle iga kord ise traki juurde tühjendama. See võtab suht palju aega ja mis on suht tüütu. Oleks Chaserpinn, oleks palju lihtsam tööd teha. Aga kui nii, siis nii. Üks Chaserpinn on jätkuvalt katki ja teine on seal Kiker-Erne põllu peal, seega meil ei olegi rohkem mingit varianti. Ja ma arvan, et ma saan siin ikka julgelt teha mingi nädal aega läheb kindlasti sinna, ma arvan. See on ikka väga suur põld. Et siit see niimoodi ei saa aru. See, kus need puud on, sealt läheb veel puude tagant väga pikalt edasi. Pluss siia poole läheb ka väga pikalt edasi. See, kus sa vaatasid praegu ära lõpeb, ma ise kattisin endale, tegin siukse sektsiooni. Ma hakkan sektsioonide kaupa võtma, teine heedri juhtub täpselt sama. Sellepärast, et see laine on nii pikk, et ma ei jõua isegi lõppu välja, kui mul on juba paak täis. Ja siis ma ei viitsi pärast sõita tervet seda maad, et jätkata enda vanat leini. Et suht mõttetu. Siis teeme seda pidi. Ja ega see muud polegi. On nagu on. Täna tõin enda auto ka ära.
ei pidanudki maksma mitte midagi selle eest, et nad pead defekteerisid nii-öelda. Vot, aga ei venita seda juttu siin pikaks. Keegi ei viitsi seda juttu niikuinii pärast kuulata. Et vaatame, kas siin tuleb lähiajal midagi põnevat ka, mida teile näidata või ei tule. Hetkel on suht siuke üksluine. Ära saa valest aru. Mulle meeldib see töö, mida ma teen. Eeteri peal on mõnus olla, aga lihtsalt, kui sa oled seda pikalt teinud, siis mingi saab isu täis. Ma tõenäoliselt muidu ei filmikski nii palju siin kombainis, aga kuna tänane põld on siuke, et mul on lihtsalt 99% ajast SOS ja no service. Mul ei ole internetti ja mul ei ole mitte sittagi teha siin, sest et lainid on reaalselt mingi ülipikad, nii nagu ma enne näitasin. Siis ma üritan kuidagi aeg sisustada, et kuulan umbes, ma ei tea, mitmesajandat korda juba enda YouTube'i playlisti, mis mul on telefonist download itud. Okei, seal on küll mingi 500 laulu, aga ma olen neid ikkagi liiga palju juba kuulnud. Ja mis ma tegelikult rääkida tahtsin on see, et kell on 10 õhtul ja lõpuks toodi mulle õhtusöök. Et õhtusöök muidu tuleb tavaliselt siuke 5-6 aeg, siis kui kokk selle valmis saab ja ära toob. Aga kuna need, kes siis Kikerjärgnevast praegu võtavad, nemad on teise põllu peal ja siis office on ka seal, kus siis nagu kokk söögi viib. Siis meie, kes me siin teise põllu peal oleme, meie oleme need vaest, kes nälgivad. Ja siis ma tegelikult Taaveli ütlesin juba kohe, kui ma täna tööle tulin, et äkki keegi saab mulle lõuna siia tuua. Sest et ta uurib sellepärast, et meil raadiosaati ei levi sinnamaani normaalselt. Ja kuna ma olen no service, siis ma ei saa kellelegi helistada ka. Et vahepeal mingi väike auk tekkis, sain Taavile ruttu sõnumi ära saata Messengeris. Ja Stets ta uurib, siis mingi aeg hiljem ta ütles, et jah, et okei, et ülemus toob sulle. Sellest on kindlalt üle 2 tunni möödas, kui ta seda ütles, et ülemus toob mulle siia. Nüüd tegin siin tööd, vaatasin kell on 10. Okei, ju siis ma täna ei saa süüa jälle, sest et eile mind unustati lihtsalt ära. Eile ma ei saanud ka süüa. Ja siis vaatasin kaugustest mingisugust tulevad, et mingi auto jäi Chaserpinni kõrval seisma ja siis sõitis kohe minema. Ja nüüd see tüdruk, kes meil seal Chaseri peal on, tuli tühjendas mind ära ja ütles, et kas sa jääd seisma, et ma olen sulle õhtusöök. Ma ütlesin, et päriselt, mul tootigi midagi või. Et täna siis menüüs on meil, ma ei tea, kus ma selle karbi panin, aga riis koos vorstitikkidega ja karikaste. Noh, ei kõla üldse tegelikult halvasti, on ju. Aga kui sa selle karbi lahti teed, siis see vaatepilt, mis seal avaneb. Ma ei tea, kui paljud inimesed teavad, aga näiteks need lapsed, kes on maal elanud, need inimesed, kes on maal elanud, need teavad võib-olla, et vanemad inimesed keitsid või võib-olla siiamaani keedavad koertele putru. Mingit solki ja igast sükest ja kuradi jama pannakse vaat kausi sisse ja saantakse koertele süüa. Üks ühele samasuguse välimusega ja isegi peaks mainima, et lõhnaga. Aga kuna see oli täna reaalselt oma esimene söök, siis mul oli nii savi, kui ma sõin seda. See vorst oli kõigest muust tehtud, igatahes mitte lihast. No, ütleme nii, et parem kui mitte midagi, sest mul oli tegelikult ka kõht räiget tühi. Ma täna ei söönud mitte midagi muud ja põhjus tegelikult väga lihtne, kuna meil öövahetus lõpeb tavaliselt suht hilja. See tähendab, et ma saan magama ka suht hilja. Eile sain magama mingi 5 hommikul või poole 6. Ja ma ärkasin äkki mingi peale kella 1 täna. Siis ma tegin kohvi, aga ma kohe nagu ei tahtnud süüa, sest ma ei tea, tundsin, et nagu ei lähe alla. Ja siis juba läksime Taaviga minu autole linna järgi. Ja kuna aeg sai otsa, siis oligi niimoodi, et põhimõtteliselt nii kui ma jõudsin linnast tagasi enda autoga, ma hüppasin lihtsalt teise autosse ümber ja panin kohe leegid töö poole. Seega mul ei jäänud aega enam süüa. Ja ma olin ka arvestanud sellega, et me tegelikult peaksime kreini hooajal saama süüa farmi poolt. Aga küsimus on ka alati selles, et kes selle söögi siia toob. Et täna nüüd lõpuks toodi. Küll mingi 4 tundi hiljem, või isegi 5 tundi hiljem, kui ma ootasin seda sööki. Vähemalt ma sain, vähemalt mul on midagi kõhus.
ma ei sure ära. Ja noh, jah, toidu kvaliteet on paraku selline, et me oleme otsustanud juba Taaviga, et kurat, me vist hakkame ise endale ikkagi süüa kaasa tegema. Et võib ju olla tasuta söök Farmi poolt, aga noh, suures pildis ega mitte midagi head ei ole. Me enamus päevadest viskame pool karpi, vahest isegi üle poole karbi. Holy shit, ja siin, here we go. Käigukasti error, jälle. Fucking lahe. Tundub, et meil ikkagi käigukasti probleeme pole. See aparaat ei tea ise ka enam, mida ta teeb. Ühesõnaga viskas mul 3 nurga ette, näitas, et transmission fault ja lõi neutraali peale. Jätsin kõik asjad seisma eedril. Tõmbasin selle gearstick'i siis tagasi neutralisse. Vaatasin, enam mitte ühtegi veateedet ei näidanud, panin kõik asjad tööle uuesti, panin uuesti drive'i sisse. Kõik töötab. Pole õrna aimugi, mis ta siin vahepeal tahtis.